peatselt Raplamaa rakenduslikuks kolledžiks nimetatav õppeasutus arendab inimesi selles suunas, et me teaksime, kuidas peab, et me teaksime, kuidas ei tohi. Meie liikurite ja kõikvõimalike autoga seotud seadmete, olgu ta siis traktor, buss, mis iganes, selle eriala õpetajad soovivad, et meie õpilased omandaksid lisaks garaažides, töökodades harrastatavale slängi varamule ka korrektset eesti keelt. Mina tean seda, et reegleid rikkuda võib see, kes neid tunneb. Ühtlasi tean ma ka seda, et kui sa oled olnud pikalt mingi asja sees, näiteks siis antud juhul slängi sees, siis see viskab sul endal nii üle, et sa tahadki natukene aega olla korrektne. Me tegime MT23 härrastega niisuguse õppematerjali, kus on mehaanikute släng rahvaloomingu talletamiseks ja koolis mitte kasutamiseks. Me oleme siin selleks, et areneda. Meie missioon siin nüüd MT22, kes järgmisel esmaspäeval teeb riigieksami, kes oli kõige õudsem klass, kellega ma olen kokku puutunud ja kes on praeguseks kõige šefimate inimeste kooslus. Nii et mul on au olla seltskonnas, kellest lahku minemine saab olema sama kurb kui oma kasvatatud varsa müük. Aga mis me teeme? Meie paneme kirjavahemärgid ja kokkulahkud. Meie lisame puuduvad sõnad, sest kindlasti igaüks, kes seda teksti praegu läbi käib, avastab, et meil on kummalisel kombel ikkagi jäänud mingi osa slängi sõnadest puudu. Siis te saate näidata näpuga MT23 poole ja öelda arenege. Ja ühtlasi on meil võimalik siis öelda, miks slängi kasutamine ei ole hea. Ja kirjaliku tööna saame kirjutada oma autost, kellel just missugune on. Minu selja taga tahvlis on meie töö lõpulugu, ehk siis ansambli Kukerpillid mitukümmend aastat tagasi salvestatud lugu auto ohvrist. Selle ma panen mängima lõpetuseks siis, kui meil on tekst läbi käidud. No nii, esimene lause. Juhin tähelepanu, et see tekst on üles ehitatud nii nagu peab. On sissejuhatus, on teemaarendus, on lõppsõna. Ja see tekst algab siis sedasi. Harjutame ennast juba meie kooli uue nimega. Oleme siia Raplamaa rakenduslikku. Ta on siis sisseütlev kääne, nii et 2 K-ga. Rakenduslikku on omastav kääne, aga meil on rakenduslikku kolledžisse kogunenud selleks, et areneda. Seetõttu üks sõna. Kui sa eelistad öelda selle tõttu, siis on sul 2 sõna, aga seetõttu on 1 sõna. Kogume oma ala asjatundjate, et ei oleks oma ala asi, vaid oma ala asjatundja, siis loomulikult on asjatundja 1 sõna. Oma ala asjatundjate või spetsialistideks õppijate ühisloominguna 1 sõna.
täissõna on ühine, ühis on lühivorm, ta ei saagi jääda üksi, nii et ühislooming, üks sõna. Kokku sõnad, koma, mida töökodades kokku. Muidu kuuluks koda tööle, aga et on töökoda, siis on üks sõna. Töökodades, koma, driftiradadel üks sõna, rajaliik, soovitavalt mitte kooliparklas ega kaubanduskeskustes. Ja omade vahel kasutatakse, ei naera. Rüübe, kaabe, särts. Iga meeleheitel koduperenainegi teab, mis need on. Ja koolis neid ei kasuta, kas kõik said aru? Sai küll pedagoogiline algus meie ühistööle. Ma võin öelda, et minu tunnid, mis lõimivad erialaõppe eesti keelega selles kooli töökojas, on väga mõnusad. Nad on tegelikud, nad on päris. Järgmine lõik on meil siis teemaarendus ja see näeb välja sedasi. Auto kui nähtus on erinevate põlvkondade üks sõna. Põlvkond, inimkond, igal juhul on need konnad koos ja mitte maanteel auto all. Põlvkondade, motoinimeste üks sõna. Moto ilma inimesteta oleks antud juhul siis ka deviis, juhtmõte, aga motoinimesed, see on inimtõug. Motoinimeste seas nimetatud järgmiste slängisõnadega, slängisõnad, üks sõna, ja seejärel paneme kooloni, koolon käib rea lõppu, sest nüüd tuleb meil ju loetelu ja kui meil sellises pikas liitlauses õnneks üks osa on loetelu, siis sobib seda keskelt liigendama koolon. No nii, Paarsa, jälgige palun siis isand Aedla ja Maasalu ja Preili Kapsi, et oleksid meil olemas kõik võimalikud slängisõnad. Mida me ütleme siis auto kui nähtuse kohta, auto kui terviku kohta? Paarsa, saan, romu, ront, rümakas, kirst, räim, tranduul, laev, see on ilmselt ameeriklane, raketa, limo, cabrio, see on siis lühend kabrioliist, cabrio, peldik, ei kommentaari, rallikas, pann, püss, luts, tõld. Nüüd tuleb meil mõttekriips, et me ei topiks siia veel ühte koma. Mõttekriips päästab meid ära, sest see annab lause sisse pikema hingetõmbe pausi. Nii siis mõttekriips, aga ka trakats ja väga naljakas väljend kalla ja talla. Ehk siis mitte kalja, vaid kalla ja talla. Teine lõik on meil automootor. Niisiis, automootoriga üks sõna. Käivad kaasas argoo väljendid, üks sõna. Koolon, järgneb loetelu. Chips, popcorn, süda, käkats, kolmene, turbokas, Hitleri kättemaks, miljokas, mahlapakk, tigu, sumpa või sumps, see on siis see tagumine ots, kust mootor väljutab selle, mis ta ära tegi. Valmis. Karbus või karpa, potid, katid, amordid, jupid, jublakad, mutikad, vidinad ja differ,
Ilmselt enamus sai aru, missugustest autokomponentidest meil jutt just parasjagu käib. Karbussiga ehk karburaatoriga autosid praegu leida on järjest keerukam, meil on need sissepritsega mudelid ju. Küll aga on eriti tore, kui sumpa või sumps teeb ägedat häält, see ei meeldi Eesti Vabariigi politseile, küll aga meeldib see meie headele kolleegidele. See on väga isane. No nii, elektrisüsteemist. Elektrisüsteem, üks sõna, rääkides on meil salaja kasutusel kablad, voolad, kenekas, särts, spagetid, udukad. Auto ja teiste lühendid eesti keeles ilma punktideta. Auto ja teiste liikurite salong sisaldab hellitusnimesid. Hellitusnimi, üks sõna. Hellitusnimesid tuba, kuut, salka. See tuleb sõnast salong, siis seal on seesugune ese nagu baranka. Kujutlusvõimet ei olegi selleks väga palju vaja, et teada, mis asi see baranka on. Donuts. Ja siis pult, kont, vent, kuuler. Oh yeah. Ei midagi krüptilist, saime aru küll, millest jutt käib. Veermikust räägime rehvide ja reguleerimiste asemel lühidalt. Pastlad, kummid, sussid, valukad ja silla regull ehk siis esisilda enamasti reguleeritakse autoapteegis. Raplas enne oli 40, nüüd juba läheneb 60. Ajad sellised. Ja siis inspireeriv lause selle lõigu lõpus. Midagi oli nagu veel. Väga loodan, et teil tuleb mõni sõna veel meelde. Veoauto, üks sõna. Veoautot kasutatakse üldiselt sohvrite omavahelises salakeeles väga harva. Sest öeldakse, veoauto on rahva suus. Kas siis kastikas, see on enamasti see farmerauto. Kruusa, see on siis kallurauto, ma pakun, grusavik. See on vene keelest tulnud sõna. Rekka, inglise või soome keelest tulnud. Enamasti kipuvad kirjutama paljud seda ühe K-ga, sest teate küll soome keeles, kui sul on kirjutatud 2 K-d, siis sa hääldad ühe ja kui sul on kirjutatud 1 K, siis soomlane hääldab rega. Ja ma pean ütlema, et minu üsna tundlik keelevaist hakkab visisema, kui ma näen 1 K-ga rekkat. Rekkamees on 2 K-ga. Rekkad laamendavad maanteel. 2 K-d. Koolakas. No nii, traktor on vastavalt sellele, mida ta teeb või kus ta ehitati, põkka, trakats, russa. See on siis Belarus, kui minu talus oli Belarus, siis tema nimi oli Russalka. Ta oli tüdruk ja sõitis Lätti ära. Trakats, russa. Pointu ja pitsu, ütles MT23, millest see tuleneb, ma ei tea, pointu ja pitsu. Boobik, tean küll, see on Bobcat. Firmalt, kus pool see oligi, Cat. Need ei ole reklaamiminutid, tass on selline. Ehk siis boobik, upitaja. Upitaja on frontaalladur enamasti või siis on ta tagaosa laaduriga ka. Siis on tegelane nimega Juhan Kits, John Deere ja just väikeste tähtedega
sel lihtsal põhjusel, et siis ta näitab pigem seda liigi nimetust, mitte et keegi isik ongi päriselt Juhan Kits. Haagised kannavad varjunimesid, üks sõna, pärakas, treila, treiku, kuut, pärradi-kärradi, käru ning kui sul on järelhaagis üks sõna, kui sul on järelhaagis taga koma, unusta ära sellised sooritused nagu kaabe, kets, its ja külgs. Kui te tahate näha, mis siis juhtub, kui veoautodega, rekkadega või siis pärakatega tehakse rallit, siis seda on võimalik leida piiramatus koguses näiteks Instagramis. Ja kui sa oled ühe korra juba näinud neid õnnetuste videoid, üks erakordselt ilmeka näoga härrasmees Adam jälgib neid õnnetusi ja äpardusi, ükskõik kas see on siis ehitus või see on peomeeleolu või need on blondiinid või autod. Kui sa oled korra seda vaadanud, siis ta jääbki sulle seda pakkuma. Selle konkreetse teksti lõppsõna on ülilühike. Kui sa kirjutad oma kirjandi, siis su lõppsõna saab olema ikkagi 2-3 lauset. Aga meie kevadine lõppsõna on lühike. Nael, kummi ja õige pea on võimalik alt ära võtta naelkummid nendel, kellel on suverehvid olemas. Me töötame selle nimel. Olles eelmise sajandi tüdruk siin teie hulgas, pakun ma teile siis selle tunni lõpuks, selle taustaks, et te tuletate meelde veel erinevaid autoga seonduvaid sõnu. Kukerpillid, must-valge video, kujutage ette. Oh, kes meist unistaks autost? Nüüd jälle on selline autohall, karterist oli kuupsirinal, meetrud tihendanud reformeerunud. Arvusseb paganussi valati, nõel klapitud umbes 15 kujuks funktsioneerimist loomunud. Hoiameed ja lõõrad tõmmatud, tahavad kõige läinud sama teed, kes käis mul seda kärus soetada. Keegi ukse peale loll on graafinud, minu olemuse hästi ära tabanud, olema tähti, see on tead. Summutäis kostab üsna veider koon, teda rängat on kaistanud korrosioon, peab mustatud uue hakkima. Haagumine revolutsioon pankas jälg, kui paneks seda ratta mõne vankri all, te meister teenib ja eks on aidata. Jah, jälle olen selline auto all, karterist oli kuupsiri all, käed palsudisse püün ja asi vask. Karvussed paganussi valati, nõel klapidelt umbes 15, liikluse torman nagu tuulist pask. Pagamuse valati, nõel klapidelt umbes 15, liikluste torman nagu tuulist pask. Ka meie koolis on kellelgi Žigul, ei tohi öelda, on Žiguli. Liikluses on veel Mossesid ehk Moskvitše, mõni üksik sapakas ehk Zaporožets. Žigul ongi sul või? See on nii äge. Minul on Volkswagen Passat aastast
1998. Elame veel.